Tere kaasmaalased, täna teeme siis reisisaadet, see on Krossile meiega saate nimi. Oleme võistes praegu, tangime siin matkasuvil ära, läheme Läti meistrivõistluste esimesele etapile, mis toimub Aisputes, plaan on sõita seal MX2 klassis ka see 50-sega ja see on esimene siuke tõsisem kross, mina ise olen nüüd 7 kuud stardis olnud, kindlasti tuleb väga huvitav ja püsige lainel, näitame siis seda trippi teile täies mahus, praegu oleme siin võistes, Eestimaa viimane lõik ja siis läheme juba Lätti ja täna rajale, pühapäeval on kross. Davai! Väike seiklused siin õhtul? Jah, jõudsime kohale mingi 9:30 õhtul. Hakkasime parkima oma seda bussi siia, me jäime see platsile kinni, nüüd hakkame leiutama midagi. Aga sisuliselt minu pärast võime siia ka jääda. Öeldi, et Tallinnasse ei vii, aga kuhugi peaks ta nüüd ära tõmbama. Kohalikud Läti spetsialistid on kohal, siin on actionit jagub. Ühesõnaga me saime nüüd need asjad liikuma, saime välja selle, võeti suurem pill. Nii et proovime kuidagi ära sättida ennast siia ja siis spatti. Homme vaatame edasi nende asjadega, räägime täpsemalt. Paneme registreerime ära ennast klassile. Vara hommikul, kerge -kraad. Vaatame kiirelt raja üle. 1,5 tunni pärast kvalifikatsioon. Niimoodi kohe taskust võtta, jah? Katab kellegi kinni, jah? Ei! Siin veel on ruumi, jah? Sul on kohe niimoodi taskus, võtta neid kogu aeg. Kogu aeg ei ole? Muidu ma oleks juba varem pannud, jah? Läheme practice sisse. Sinna starditrein 5 minti, siis kvalifikatsioon 20 minti otsa. Esimest korda 250-ga sõidus, tuleb väga põnev, ma arvan. Mulle väga meeldib sellega sõita, ta on veits kergem ja mõnusama mängida. Aga 7 kuud pole võistelnud, proovime lihtsalt saada käe valgeks praegu ja võistlus väikest kogemust alla ja vaatame, kuidas läheb, annan ennast parima. No Rait Kaimärts, kuidas ta rada välis? Rada on päris hea. Väga hea, rada meeldib. Ma vaatasin üks ikka hüppas niimoodi 3 peale, nagu ma vaatasin. Sealt peale kolmikut? Tegelikult, kes? 57, ma ei tea, kas Pitsants äkki? Pitsants, jah.
Aga keegi teine rohkem ei pannud. Ainult ma ei näinud proovimist. Ei, päris huvitav oli. Väga muidugi hakkama ei saanud, nii nagu aja läks, aga ei olnud. Nüüd hakkab küsimuste ring, mis läks valesti? Rada oli liiga kõva ja kiire, jah. Tegelikult rada mulle meeldis, või hakkame sealt pihta, et 26 sõitjat kokku MX1, MX2 oli 14. ehk siis grupi keskel. Ütleme, et sõiduga nagu päris rahule jäänud, kuigi enesetunne oli nagu täitsa okei, et kõva rada ja päris kiire, et lihtsalt ei ole saanud ammu sõita siukest rada, et meil on nii nagu külm olnud, on ju, ainult liiva sees on trenni teha. Pole nagu seda stabiilsust ei olnud praegu selle raja peal, et tegin veits analüüsi peale seda sõitu ja ei tulnud nagu siukest no igal pool jäi natuke vajaka, et sõiduks proovime need parandused teha, et eks see sõit on põhiline ka ja ma arvan, et muidu oli tegelikult okei, aga nagu kõik kurvid tuleb paremaks sõita, aga me teame, mis tuleb teha vähemalt. Ega hullu ei ole, enestunne on normaalne, hüpped enam-vähem, kurvides, trajektooridest stabiilsus ja selline vähem rapsimist. Ega teised poisid ka väga papis siin kohal jälle, jah? Jaa, seda küll, väga kõva sats on koos, et selles suhtes on nagu ülikõva, et siin tuleb nagu üks vingemaid andmisi, ma arvan üldse vist, mis siin Eestis, Lätis sellel hooajal on. Samas ei tea ka, võib-olla kõik tulevad igal pool, eelmine aasta igal juhul siukest satsi polnud kordagi kuskil kohal, et MX1 ja 2 on nagu koos ka, et see on nagu ekstra. Aga ma arvan, et tuleb äge ja juba ootan sõita nagu. Ootad stardis muuda söömist, ilusti whole shot. Kuigi see starditrenn on üliäge, et siin on nagu siuke asi nagu, et see starti harjutada. See start on suht triki nagu. Me ei saanud küll päris puu tagant teha, eks siis oled kohe mäkke nagu. Aga see 250-ga nagu väga ei jaksanud sealt minna nagu. Ehk siis lased teisega suht pikalt pidi praegu lastma, aga ma ei tea, kuidas ta siis on, kui nagu lased sealt paku tagant vaata. Saad veits rohkem boosti nagu mäkke. Et see poole tõusu peale võib-olla shiftime ikkagi ära nagu. Rada on tuttav, viimati sõitsin 7 aastat tagasi, 125-stes. Sain ka poodiumil minu meelest. Ja 85-stes sõitsin ka siin kunagi. Siis võitsin, põhi on siin olemas. Nüüd saime käe soojaks. Sõitudes paneme peenelt. Esimene start ajab pulsi ülesse ka või? Ma ei teagi nagu. Proovin ka nüüd mõistust säilitada ja vabalt võtta, et kui 7 kuud pole stardis olnud, siis ikkagi on nagu teine asi ja praegu tuleb üks kõige pikema sõitjate rivi ja kõige kõvema nagu rivistusega sõita ka, mis ma nüüd olen teinud 3 aasta jooksul, ma arvan, et. Aga ma mõtlen nagu enne starti, et tunned, et ajab pulsi juba ülesse ka või jää või? Praegu veel ei ole, noh. Ma arvan, et mul see aeg on ikkagi sellega juba lihtsam kui eelmised, et siis, kui mul see 4-aastane paus oli, et siis oli algul ikka suht korralik ärevus, aga praegu nagu ma tean, et see ei aita kuidagi, ma proovin mitte üle mõelda. Tässä mitä jo finish not taas vielä jäljessä. Impact Edos is fantastiskt att se genom Saturdays biljetter och championship Barnes Stabolis och MX kvalifikaatio näitä sama klasse. Julm, kui andmine oli see ikka. Eestis praegu võistlustel siukest asja pole veel olnud, et alguses on nii palju vendi koos, nagu mingi räme asi käis kogu aeg. Ja siis oli mingi vennaga oli suht pikalt pusimine. Ma oleks peaaegu saanud talle ette nagu siin all, seal mehaanikute kurvis, aga mõtlesin, et kui ma läheks täiega kommittima, siis või mõlemad kukkuda, et ma ei hakanud järgmises kurvis end. Nussisime niimoodi, ta pidurdas, siis ma mõtlesin talle ette, panin täiega plokki vaata, et ta kiirendas. Ja sa ülinapid nii, et esiratas jäi mulle ette vaata, plokkis ikka ära nagu.
ja siis ma olin ta juba ülilähedal järgmine ring uuesti. Panin üle valli seal stardi kõrval, kaotasin rämedalt aega. Püüdsin venna uuesti kinni ja siis üks soon, kus ma kogu aeg läksin muidu seest, ta läks väljast rämedalt, tulin järgi, aga soone lõpus on rämedad augud nagu. Ja räigelt peab jalaga suruma, aga see vend ilmselt ei surunud, sest et ta lõi niimoodi ära ja lendas minema sikli pealt. Ja siis ma sain tast ette ja sain selle vaata. Sõiduga natuke arenesin täna seal jaamiga. Vaatasin vahepeal footit ja vastavad korrektuurid ja vaikselt hakkab harjuma ka nüüd selle sikliga. Praegu oli suht enam-vähem solid sõitma, arvestades seda situatsiooni, et ainult 10 tundi enam sõitnud ja nii edasi. Ja siin ei olnud nagu lihtne võistlus ka, et okei, ma arvan, siit on hea nagu edasi minna, nüüd saab trenni teha jälle paar nädalat ja siis tähtisvõistlus Eestikad ja järgmised Lätikad, et nendeks proovib peas vormi saada. Õnneks on natuke aega, et saab veits rohkem sõidutundi alla ja see on juba okei, et ütleme nii, et see nädal veel trennis ei olnud üldse head tunnet, et siin juba oli siuke, et ei väsi nii hullult ära ja nagu normaalne, et siit saab nagu täiskoormusel edasi teha. No nii, härrad ja prouad, esimene Läti meistrivõistluste etapp läbi siin Iceputes.
MX2-s tulemused, esimene sõit 9, teine sõit 6, kokkuvõttes 6, et ütleme nii, et asjaolusid arvestades jään rahule. Väga hea konkurentsiga esimene võistlus, sai võistlusnärvist lahti, sai võidu sõita, sai action'id ja siit on nagu hea järgmistele võistlustele edasi minna ja jätkata oma treeningutega. Aga mis muljed on võrreldes Eestikad versus Lätikad? Siin oli nagu action'it oluliselt rohkem, et sõidu alguses ikka see nii õhker, MX1 ja 2 on koos, on ju. Et mina olen MX2-s lahjema pilliga küll, aga vaatamata sellele on nagu see action on nagu kõva. Palju sõitjaid ja kõik annavad algusest lõpuni minna, et mul oli seal mingi 4-5 punt põhimõtteliselt terve sõit, teine sõit, et kogu aeg on sul keegi taga või ees, keda püüda, et Estikatel on kuidagi, vähemalt eelmine aasta MX1-s, kui ma sõitsin seal, siis oli nii, et enam-vähem nagu stardist läks, nii see asi nagu jäi ka ja mingid tiksud seal enam-vähem oma ette, võib-olla mõni vend on, keda sealt püüad, aga siin oli nagu selles suhtes päris kõva. Ja suht palju vendi ka on ju, et siuke 26 oli vist kokku täna, et see annab nagu juurde asjale. Mis raja kohta ütled? Rada oli ka ülikõva. Need Läti rajad on vist oluliselt nagu huvitavamad, tehnilisemad kui Eestis, et mulle nagu meeldib siin sõita. Aga mis mõttes tehnilisemad? No selles mõttes, et sul on kogu aeg mingid elemendid konkreetsed, on ju, hüpped on niimoodi lükatud, et sa pead need maha laskma, mitte ei ole lihtsalt panema nii ja Aiks ka täna ütles meile, et Eestis on kogu aeg panema et siin on vaja nagu kogu aeg teha midagi. Et see on see Eesti värk, lased mööda välja ja täie lauluga ja hüpped on madalad ja kiired, et siin on nagu elementide vaesus on meil kodumaal, et siin on neid nagu rohkem ja hüpped on paremini lükatud. Vot nii.